Nii, head komisjoni liikmed, head külalised, et ma teen ettepaneku alustada komisjoni istungiga ja ettepanekuks on töökava, selle nädala töökava kinnitada. Et kui kellegi selle vastu midagi ei ole, siis töökava on kinnitatud. Aitäh teile. Ja ma kohe enne, kui ma lähme edasi istungi juurde, et tehniliselt, et kas külaline, kes on nüüd Konkurentsiametist, on Teamsi kaudu liitunud, kas on meid kuulda? Et korra testime heli. Et ma ei tea, kas seal on teil mikrofon väljas, et ma praegu ei näe. Või meil ei ole kuulda siin. Okei, et siin meil personal tegeleb edasi, et ma saan aru, et teie meid võite ka chati kirjutada, kas meid on kuulda, eks ole, kui teie meid kuulete, et ma lähen külaliste tutvustamisega edasi. Et täna meie teemaks on kütuseturu hinnakujunduse läbipaistvus, konkurentsi toimimine kütuseturul ja meil on kutsutud Kliimaministeeriumi asekantsler Jaanus Uiga, suur aitäh osalemast. Samuti on meil kutsutud justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta, ma usun, et ta peaks meiega liituma, et lubas võimalik, et hilineb. Samuti meiega liitunud Konkurentsiameti juht Evelin Pärn-Le, suur aitäh tulemast. Ja meil on Teamsi vahendusel, et praegu lotsime seda ühendust, on konkurentsiteenistuse juht Kadri Lepik. Ja, mina olen siin. Tere. Ja, väga hea. Ja siis Teamsi vahendusel, et ma siit ei näe seda kirja, ma saan aru, et see on siis Kinnas. Ja. Loodame, et me saame pärast sellega ühenduse tööle, et siis peaasi, et meid praegu on kuulda. Ja lisaks on meil kutsutud ka Eesti transpordikütuste ühingu juhatuse liige Alan Vaht ja temaga koos on ka liitunud veel üks juhatuse liige Ülle Tamme, kes on ka Neste Eesti aktsiaseltsiga seotud, saan aru. Ja ka tegevjuht Krista-Maria Alas. Suur aitäh tulemast. Ja miks see teema, eks ole, on meil siin päevakorras, et arusaadav, et praegu kõik need teemad, mis on kütuseturuga seotud, et on tõesti palju tekitanud tähelepanu. Teame, et maailmaturul tõesti on see hind väga järsult tõusnud, aga samal ajal on see muidugi hind tõusnud ka Eesti tanklates. Seejuures on see hind tõusnud palju rohkem, kui see on toimunud maailmaturul. Ja kui me vaatame ka tagasi ajalooliselt, mille osas on tegelikult ka Konkurentsiamet teinud analüüsi, näiteks 2019 kuni 2022, kus oli ka näha sarnast tendentsi, kus siis meil samamoodi hinnad tõusid kiiresti, samas kui toimus maailmaturul langus, siis see langus nii kiiresti kaasa ei tulnud. Ja seda võrreldes nii maailmaturu hindadega, aga võrreldes ka näiteks meie naaberriikidega. Ja lisaks, mis on olnud ka päevakorras ja mis tegelikult oli ka too hetk Konkurentsiameti poolt eraldi analüüsitud, on muidugi selline küsimus, mis puudutab sellist ausat konkurentsi, et kas see konkurents toimub või on võimalikud sellised erinevad kokkulepped, millest võib-olla avalikkus ei tea, mis võib kuidagi olla tehtud niimoodi, mis siis tähendab seda, et kui on näha, et üks konkurent muudab siis oma hinda, siis korraga tulevad kaasa ka absoluutselt kõik teised turul osalejad, et kuidas see toimib, et kas siin võib olla ma ei taha sellist sõna kasutada, et kartell kokkulepe, et ja kuidas siis selles osas ka meil järelevalve toimib, et Konkurentsiamet on muidugi seda analüüsinud, aga ütleme, et võib-olla et see küsimus natukene jäi niimoodi ikkagi lahtiseks. Ja nüüd viimaste aastate jooksul seda, nagu ma saan aru, et uut analüüsi ei ole, aga ma loodan, et Konkurentsiamet saab öelda võib-olla mingitest uutest arengutest, uutest järelevalvemehhanismidest, et on tehtud ettepanekud, ma tean Konkurentsiameti poolt, nüüd on küsimus, kui palju on neid asju sisse viidud. Aga võib-olla alustakski niimoodi küsimustega, et ma saan siin ka näen, et oli kiri, et meid on kuulda, mis on väga hea. Ja ma arvan, et võib-olla kui saaks, siis mina alustaks võib-olla sellise küsimustega Eesti transpordikütuse ühingu
võib-olla kas siis juhatuse liige või keegi teist, et saate ise valida, et kui te vastate, palun öelge ka oma nimi, eks ole, tutvustage, aga võib-olla võiks see küsimus alata siis sellest, et nüüd kuidas siis kogu see olukord maailmaturul on nüüd mõjutanud, kuidas see on mõjunud, eks ole, hinnatõusudele, et kuidas siis võib-olla selline hinnastamine on nüüd kujuneb, et kuidas see võib-olla põhiline põhjus, et see on nagu lihtne küsimus, aga tõesti, miks siis hind on niimoodi kasvanud ja rohkem, kui see on kasvanud maailmaturul? Alustame siit. Jah, palun. Ja Alan Vahti ja Transpordikütuste Ühingu juhatuse liige ja Terminali tanklaketi juhatuse liige. Ma esimese asjana küsiks vastu, et me oleksime ühel lehel, et saada aru, kust kohast on see aimdus, et tanklates on hinnad kasvanud rohkem kui maailmaturul. Ma lihtsalt meenutan ennem sõda puhkes laupäeval 28. veebruaril ja neljapäeval 26. veebruaril tanklaposti hinnad olid bensiinil 1,599 ja diislikütus 1,549. Tänaseks, kus siis nüüd täna hinda tõsteti 1,829 bensiinil ja diislikütusel 1,959, see teeb bensiini hinnatõusuks nende numbrite põhjal 23 senti. Samal ajal maailmaturu hind on sendi pealt tõusnud Eesti käibemaksuga arvestatuna 29,2 senti. See on siis 6,2 senti rohkem. Ehk et minu küsimus on, et kus kohas on see arusaam, et Eestis on hinnad tõusnud rohkem. Ja diislikütuse osas see sama hinnavahe, kordan siis üle, 26. veebruar 1,549, täna tõsteti 1,959, see teeb hinnatõusuks 41 senti. Samal ajal maailmaturul on hind tõusnud 48,6 senti, see on siis 7,6 senti rohkem. Täna juba, siin ennem 11 hindu tõsteti, aga täna juba on bensiini hinnast ära sulanud siis 5 senti liitrist, mis teeb siis hinnatõusuks selles madalamas tanklas 18 senti sõjaeelse ajaga ja kordan üle, maailmaturu hind on tõusnud 29,2 senti. Diislikütuse hinnast on juba täna ära sulanud siis paari tunniga 3 senti, 1,929, madalam teada olev hind mulle. See teeb hinnatõusuks 38 senti ja maailmaturul on hind tõusnud 48,6 senti. Et ma tahaks väga aru saada, kus on need faktilised siis tõendid, et kuidas ja mille alusel te ütlete, et tanklas posti hind on tõusnud enam kui maailmaturu hind. Ma väga olen huvitatud sellest. Ja ütlen veel ühe asja, mis on veel oluline fakt, see sama 26. veebruar. Et kui ma võtan 26. veebruari hinna ja võrdlen seda kuu aja taguse siis hinnaga ehk et 4 nädalat varem, siis juba 26. veebruaril hind oli juba maailmaturu hinnast maas ehk et 26. tõsteti bensiini hinda 9 senti, diislikütuse hinda 10 senti, aga ta juba jäi 2 ja 5 senti maailmaturu hinnast maha juba selle tõstmise päeval ja reede hommikuks oli bensiini hind madalamas kohas langenud 18 senti ja siis diislikütuse hind 8 senti ja kui sõda algas, siis esimesel päeval, kui turud avanesid ja ka meil tööpäev esimene oli sõjajärgsel ajal esmaspäevane päev, siis loomulikult tanklad hinda tõstsid, aga see hinna tõstmine, see jääbki selline vale arusaam, et näete, et maailmaturul hinnad tõusid, tanklaketid kohe tõstsid hinda. Ei, keegi ei arvesta seda, et reedesel päeval eelneva päevaga oli bensiini hind juba langenud 18 senti. Et minu küsimus on, et kust kohas on need faktilised tõendid, et tanklaketid on rohkem hinda tõstnud kui siis maailmaturu hind. Aitäh!
Ja aitäh, et ma saan aru, et teil siis ei ole nagu soovi küsimustele vastata, et te soovite küsimusi esitada. Et mina vastan nüüd ise ka, et kui me vaatame ka, kuidas tõusis näiteks Brent toornafta hind protsentides, kui me võrdleme siis neid protsente, mis siis toimusid meil tanklates, et näiteks võtame 27. veebruar kuni 2. märts, toornafta hind Brent turul siis 8,3%, samal ajal siis me vaatame, et bensiini hinnatõusud on vahemikus kuni 13%, diisel veel rohkem, kui me pärast seda vaatame, siis diisli hind oli lausa kuni 25%. Nüüd mul on siin palun kommentaar, võib-olla saaks siis Konkurentsiamet kommenteerida, et teie siis, ma saan aru, olete ka pidevalt jälginud, see on see, mis ma olen nagu meediast praegu on olnud mingi kommentaar, et ma saan aru, et see kommentaar oli lühike, aga kui palju teie siis olete seda jälginud, kui palju teie võib-olla olete juba ka oma neid analüüse teinud just ka selle hinnastamise osas? Aitäh. Ma nüüd ei tea, kas ma saan väga lühikese kommentaariga piirduda, aga et kütuse hind on ju vaba turu teenus või ütleme siis kütuseteenus ja Konkurentsiamet nüüd kütuse hinda kuidagi ei kooskõlasta ega ka ei reguleeri, et võib-olla see on esimene kommentaar. Aga ma hea meelega tausta avan, et 2022. aastal, kui mina ametisse astusin, siis ma selle lubadusega välja andsin, et Konkurentsiamet kütuseturgu põhjalikumalt vaatab. Ja just sellepärast, et minu varasemas praktikas ma töötasin päris pikalt ülikoolis ja loenguid andes, siis kütuseturgul elati see teema, mida arutati, et miks on hinnad ühesugused. Ja eelkõige oli siis Konkurentsiameti huvi 2022. aastal alustatud või ettevalmistamist alustatud analüüsi puhul välja selgitada, et kuidas see turg tegelikult ikkagi toimib ja miks siis on Eesti nii eripärane turg, et kütuseettevõtjatel on praktiliselt ühesugused hinnad, olidki ühesugused hinnad kogu aeg. Ja tegelikult selle analüüsi me oleme ka avalikuks teinud, ma arvan, et komisjoni liikmed on sellega ka tutvunud või kellel huvi on olnud. Ja sealt tuli päris mitu huvitavat aspekti välja. Üks on päris kindel, mis sealt välja tuli ikkagi, on siis see, et turul on tõesti kõrge läbipaistvus. Eesti turg on väga väike ja Eesti hinnad liiguvad üldiselt samas trendis maailmaturuga, mis minu arvates siin ka praegu kinnitust leidis. Ja ka seda, et hinnatõusud on seotud valdavalt ikkagi mingisuguste väliste mõjudega. 22. aastal oli see Venemaa-Ukraina sõda, nüüd on siis käesoleval aastal kahjuks puhkenud sõda siis. Mida me ka täheldasime, oli see, et 2022. aasta energiakriisi puhul tegelikult tõepoolest oli sellist, tänapäeval sellest vähem räägitakse, aga seda nimetatakse siis rockets and feathers nähtus, et kui hinnad maailmatõusul kasvavad, siis nad kasvavad väga kiiresti, aga kui hakkavad langema, siis väga aeglaselt langevad tagasi. Et seda me tookord nägime. Kas seda saab ka täna järeldada, sellist analüüsi teinud Konkurentsiamet ei ole. Nüüd 24. aastal avaldatud analüüsi tulemusena me jäime ka seda turgu jälgima. Ja mul on tegelikult väga hea meel siin veel kord välja öelda, et mina isiklikult olen väga rõõmus, et Konkurentsiamet on jõudnud nii kaugele, et kütuseettevõtjatel ei ole enam ühesugused hinnad postis. Ma arvan, et see on olnud väga suure töö tulemus ja tegelikult ei ole ühtegi põhjust, miks need hinnad peaksid samasugused olema, aga see ei olnud otseselt küsimusega, ma ei saanud jätta seda märkimata. Konkurentsiamet täna väga aktiivselt nüüd kütuseturu analüüsi ei tee, me jälgime seda turgu. Aga meie piiratud ressursside juures tõepoolest, et kuni ei ole tulnud seda väga selget viidet, et on mingisugune kahtlus rikkumiseks, siis täna meil ühtegi sellist hetkel hindade liikumisest tulenevalt menetlust käimas ei ole. Küll on üks teine menetlus, mis on üks varasem, aga see ei ole kuidagi seotud tänase turu olukorraga. Aitäh! Jaa, aitäh! Kas oli soov midagi kommenteerida? Et võib-olla veel selline küsimus, et tavaliselt, et mis on võib-olla selline kütusevaruga, mis ostetakse sisse, et see on siis, ma arvan, pigem teile küsimus, et tavaline see praktika, ma saan aru, et see võib olla nagu erinev, aga mis see on nagu see tavapärane praktika, kui suure siis nagu varuga ostetakse? Hea meelega selgitan, minu Facebooki lehekülg on avalik kõigile. Ma olen sõja algusest alates iga päev teinud kütuse hindade ülevaadet. Ja siin on ka palju kommentaare tulnud ja süüdistusi ja on ka
kui LinkedInis kirjutad, siis on sinna tulnud ka kiitvaid tagasisidesid, et ma avan ja selgitan siis turu käitumist. Ja hästi suur küsimus on alati olnud see, et sõda algas, meil on mahutipargid kuskil Muugal, Maardus, terminalil ka Kärknas, et teil ennem sõda oli ju, mahutid ei olnud ju tühjad, et seal oli kütus. Võiski olla kütus, selgitan, kuidas turg töötab ja kuidas tanklaketid peamiselt kütust ostavad. 70% Eesti kütuse turust on varustatud Orleni rafineerimistehase poolt siis Leedus Mažeikiu tehasest ja ma tean väga paljudele tanklakettidele, kes sõlmivad aastased lepingud, siis lepingus on kokku lepitud hinnavalem. Ei ole kokku lepitud, et mingisugune abstraktne number, vaid konkreetne viide maailmaturu hinnale. Ja tanklakettidel on kaks võimalust, kas osta mingisugune suurem kütusevaru endale mahutisse või osta iga jumala päev tükikene, mis antud päevaks on siis parasjagu turul vaja, mis läheb tanklatesse või hulgiklientidele. Ja kui iga päev osta, ja siis sa ostad seda vaatamata sellele, et sul seal mahutis on Orlen tarninud kütuse, siis seda kütust lepingu kohaselt ostetaksegi selle maailmaturu hinna alusel. Nii lihtne see ongi, kuidas maailmaturu hind jõuab koheselt ka tankla kütuse nii-öelda partiisse sisse. Eraldi teema on see, et mida mina olen kõik need aastad analüüsinud, olen näinud, et tanklate hinnad tõusevad ikkagi viitega, mitte kohe ja kui ma võtan siia nüüd selle teise näite, et kas sa ostad tükikese iga päev ja kannadki selle maailmaturu hinna koheselt ka tankla hinda, ise küsimus on, et kas see tankla postihind ka kaasa tuleb turul, aga ostad juba uue maailmaturu hinnaga, et ainukene puhver on tanklas olev kütusevaru, kuskil tanklas müüakse ühe päevaga maha, kus tarnitakse ka 2 korda päevas, kus tarnitakse kord nädalas, kõik sõltub tankla läbimüügist, aga see on siis nii-öelda päeva kaupa ostmine ja see ongi täiesti tavaline ja sellega sa viidki selle maailmaturu hinna koheselt ka turule. Ise küsimus, kõige suurem risk on see, et kui konkurentsist tulenevalt postihind ei tõuse, siis sa ei saa seda hinda tagasi, mida sa antud päeval kütusest oled välja käinud. Aga väike puhver ongi see tanklas olev varu. Ja teine suur nii-öelda siis ostuvõimalus või ostulahendus on see, et ostetakse laevatäis, terve laevatäis korraga. Ostetakse näiteks, toon täitsa abstraktse näite, 20 miljonit liitrit. Aga täna, kus meil ka on laua ümber, oleme tõdenud ja oleme näinud uudistest, kuidas maailmaturu hinnad käivad suurte hüpetega üles ja alla. Piisab sellest, et USA siis Valgest majast keegi ütleb, et esimene laev on eskorditud läbi Hormuzi väina ja hind kukub $100 tonnist alla. See oli üks esmaspäevane päev, kui diisel oli $208 tonnist tõusus. $208 tonnist on väga suur tõus. Ja piisas sellest, et tuli uudis, et IEA võtab varud kasutusele, kui $100 tonnist pani siis kohe alla, ehk et väga suured amplituudide. Ja see sama Valge maja teade laeva eskortimise kohta, ütlen siis toornafta hinna võrdluses, sest ma mäletan, et Twitteris või X-is sellest väga palju kirjutati. Hind tuli $10 barrelist alla, mis on, ja 20 minutiga, mis on väga erakordne. Ja siis kustutati see postitus, tekkis turul spekulatsioon, kõik ütles, et siin on nüüd mingisugune mängimine turul, et kuskil keegi teeb midagi paha. Ja siis tuli Valge maja uudis, et tegelikult ei eskorditud, see oli vale info ja sinna otsa tuli kohe uudis, kuidas Iraan on hakanud siis Hormuzi väina mineerima ja kui hind pani siis $11 barrelist uuesti ülesse. Ja miks ma seda räägin? See on nüüd kõik seotud selle sama olukorraga, et kui keegi tanklakett peaks ostma endale suure kütusevaru, mida müüakse, ma ei tea, 2 nädala jooksul või 1 kuu jooksul tanklates, siis
ükski tanklakett ei võta endale sellist riski, et sa põhimõtteliselt istud püssirohu tünni otsas. Sul on ostetud, võtame ümmargused numbrid, $1000 tonn, kui sa laevatäi ostad, laevatäit müüakse tavaliselt 5 päeva keskmisega, 2 päeva ennem laeva saabumist, 1 päev siis laeva saabumise päev ja 2 päeva siis selle koorma mahalaadimist, ehk et 5 päeva keskmine. Ja nüüd sa oled selle püssirohu tünni otsas, sa ei tea, mida Trump ütleb, mis juhtub kuskil maailmas, kas hind kukub sul $100 tonnist või hind tõuseb $100 tonnist. Võtame näite, oli see sama 5 päeva keskmine, andis näiteks $1000 tonnist ja hind kasvab 1100 peale. Väga hästi, sellisel juhul on see tanklakett võidus, sest hind tõusis $100 tonnist. Iga päev me toimetame turul. Me oleme näinud, kuidas kütusehinnad käivad volatiilselt üles alla. Keegi ei võta endale seda riski, aga võib minna ka vastupidi, $1000 saab $900 tonnist. Ja nüüd sa oled siis selle nii-öelda püssirohu tünni otsas, sa oled 1000 ostnud, maailmaturu hind kukkus $100 tonnist 900 peale, ja kui nüüd võtta, õnneks ongi, turul on konkurents, ja kui võttagi nüüd tanklaketid, kes ostavad iga jumala päev, on iga päev turuhinnas. Sa ostadki selle 900-ga, aga nüüd sa istud selle varu otsas, mis on 1000 ostetud ja üritad seda siis maha müüa. See tähendab kahjumit, et olla turul konkurentsis, sa pead hinda langetama, ehk et maksma peale, oled 1000 ostnud, 900-ga müüd. Selleks, et seda riski maandada, võetakse sinna peale ikkagi finantsinstrumendid, riskimaandusinstrumendid. Ja kuidas see siis töötab? Mina kaubaomanikuna kaitsen ennast hinnariski maanduse vastu. Kui hind langeb, siis minu partner, finantspartner, pank näiteks maksab mulle selle vahe kinni, kuna mul oli hinnariski või hinnalanguse vastu oli risk maandatud. 1000 ostsin, hind langes 900 peale, ma saan turult 900, nii-öelda viin selle kauba tanklasse, ma saan turult 900 tanklast. Ja kuna ma ostsin 1000, aga turult saan 900, siis pank maksab selle $100 tonnist mulle kinni. Ja kui läheb nüüd vastupidi, et hind läheb 1100 peale, siis ma turult saan 1100 eeldusel, et tanklaposti hind järgib ka maailmaturu hinda. Kui ei järgi, nagu me oleme näinud, hind on sõjaeelsest ajast jäänud keskmiselt bensiinil ikkagi üle 10 sendi maha, diisel 13-14 senti maha, ja kui sa nüüd ei saa seda maailmaturu hinda ikkagi turult kätte, ehk et posti hind ei tõuse nii kõrgele, siis pangaga kokkuleppe peab paika, ma pean selle $100 tonnist pangale ikkagi ära maksma. Kas ma saan selle turult kätte tanklast või ei saa, mina maksan selle $100 tonnist pangale, aga nüüd olukord, kui hind langeb ja pank maksab mulle, ega pank ei võta ka seda oma bilansist ja oma taskust, tal on vastaspool. Ja vastaspooleks on keegi suur tarbija, näiteks elektrijaam või mõni suur tootja, või ütleme, kes toodab midagi, ja ta tarbib, tal on sisendkulu, on tal kütus. Tema kaitseb ennast hinna tõusu vastu. Ja kui hind tõuseb, saab pangalt see teine osapool pangalt raha, aga mina saan turult 1100, mina maksan pangale, ja kes kaitseb ennast hinnatõusu vastu, tema siis see tootja saab selle pangalt, ehk et pank võtab ainult marginaali ja raha liigub lihtsalt ühest taskust teise. Selles mõttes ei ole sellel kahel ostulahendusel mingit vahet. Kas ma ostan suure koguse ja ma võtan hinnariski maanduse peale, saan pangalt, kui hind langeb, või saan turult rohkem, kui hind tõuseb, aga maksan selle pangale, või siis alternatiivina ostan iga jumala päev ja viingi selle sama turuhinna põhiselt ostetud kütuse iga jumala päev tanklasse. Ma loodan, ma pikalt rääkisin, ma üritasin väga detailselt ja selgelt seda selgitada, mismoodi kütuse hind tanklas kujuneb. Ja kõige suurem risk on see, et maailmaturu hinda ei pruugigi tankla postihind järgida, ja kui hinnariski maandus on peal, sa seda raha turult kätte ei saa, aga pangale maksad ikkagi selle ära. Aitäh! Ja, et tegelikult see küsimus oligi nende varude kohta, et ma saan aru, et see vastus on siis see, et on täiesti erinev, eks ole, praktika, et keegi võib-olla ostabki endale korraga, eks ole, suurema koguse, et see praktika on täiesti nagu seinast sein, nagu mina saan aru, et see vastus. Ja, et kellegi ostab, eks ole, mitu korda päevas. Jah, täpselt, võib olla nii ja naa. Kolleeg vist tahaks veel täpsustada, palun.
Ülle Tamme ja Neste-Eesti ja Transpordikütuste Ühingu juhatuse liige ka. Et kinnitan seda, mida Alan rääkis, et tõepoolest meie oleme need ülejäänud 30%, kes toob siis kütuse Eesti turule ja meie praktika on see, et täna näiteks meie terminalis olevates mahutites olev kaup ei kuulu meile, see kuulub meie emaettevõttele. Ehk siis me saame selle hinna alles selle seisuga, kui kaup läheb terminalist välja jaamadesse või siis läheb sõidukisse, kes veab siis meie kliendile seda. Et see hind kujuneb terminalist väljastamise hetkega, et erinevalt sellest batchi ostust, nagu Alan kirjeldas. Ja võib-olla et see natukene juba oli vastus kõlas, aga see oli tegelikult minu üks järgmine küsimus, võib-olla ka teie saate täiendada, eks ole, just see hinna kujunemine tulenevalt, eks ole, riskiarvestusest. Et arvestatakse risk sisse, et te mainisite mingit osa, aga võib-olla millised on veel need riski kujunemise või riski nagu hinnastamisega need kriteeriumid, mida siis nagu arvestatakse sisse? Et ma saan aru, et see on ikkagi see üks aktsiisid, maksud, aga võib-olla on veel mingisugune, võib-olla need erinevad, eks ole. No hinna kujunemise elemendid on kõigil praktiliselt ühed ja samad, et need ei erine sõltumata sellest kütuse ettevõtjast. Riskide analüüsimine? No kui batchina ei osta, laevad, et ei osta, siis risk on teistsugune jällegi. Aga mis puudutab seda valemit, siis meil on kõikides ostumüügilepingutes sees need hinnavalemid ja mis kujunevad nagu päevahinna järgi tõepoolest. Ja mis puudutab varusid või varude olemasolu või mitte olemasolu, siis meie tarnija, kelleks on Neste OÜ, ei näe ette mingisuguseid tarneprobleeme veel, et kui on turul selline desinformatsioon, et väga kriitiline on see seis seoses meie tarnetega, siis nii see ei ole. Et pigem me peaks hoiduma elanikkonna desinformeerimisest. Ja mis puudutab eelnevalt räägitud siis Konkurentsiameti head tööd seoses turuga, siis sügav kummardus, see töö, mis on tehtud teie poolt, see on olnud väga mahukas, et olen ise olnud ka seal juures ja sees ja kõik need andmemahud ja kõik need analüüsid, need on olnud väga põhjalikud, nii et kui amet ütleb, et tõepoolest meie turg on väga volatiivne, ja väga konkurentsitihe, sest nii see tõepoolest on. Ja meil on väidetavalt Euroopas kõige suurem tanklate arv, nii et see ka omakorda mõjutab. Et konkurents on väga tihe ja turul. Aitäh! Ja aitäh, et meiega on vahepeal ka liitunud justiitsminister Liisa-Ly Pakosta, et võib-olla, et siin korraks oli selline nagu arutelu ka Konkurentsiameti poolt, et praegu, et piiratud ressursi raames ei ole võimalik võib-olla praegu sellist nagu uut analüüsi teha, et see viimane analüüs oli tõesti 2024, mis sai valmis ja see puudutas siis aastat 19–2022, et praegu, eks ole, seda nii-öelda jälgitakse kogu seda kütuse turu temaatikat, aga sellist nagu uut analüüsi, et selle jaoks ressurssi ei ole. Et kuna Konkurentsiameti ja kõik seadused, mis on ka Konkurentsiametiga seotud, nende pädevusega, nende võimalustega, aga muidugi ka ressursi küsimus, et see on ikkagi Justiitsministeeriumi pädevus, et võib-olla sooviks nagu ka teie kommentaari, et selles osas, et ma saan aru, et muidugi Konkurentsiamet on sõltumatu, peab olema sõltumatu, aga võib-olla kas te näete, et see järelevalve võiks olla kas suurem või põhimõtteliselt, et meil ju ei ole ühtegi teist järelevalvemehhanismi, sest kui ma vaatan ka seda analüüsi, mis tuli 24, et siin Konkurentsiameti soovitus oli ka eraldi, et võiks olla, eks ole, selline täiendav järelevalve, et kas selles osas on siis midagi ka ette võetud? Suur tänu ja kõigepealt vabandan, et ma akadeemilise veerandiga tulin, et teised Riigikogu liikmed teises küsimuses seal läks natuke pikemaks, aga kõigepealt ma alustaks sellest, et nagu on mitu korda juba korratud, tõepoolest kütuse majanduse poliitikaga tegeleb Kliimaministeerium ja Justiits- ja Digiministeeriumi haldusalas tegutseb täiesti sõltumatu Konkurentsiamet.
Ja nagu ma ka kuulsin Konkurentsiameti juhi ettekandest, et tegelikult on igati asjakohane siin komisjonis neid küsimusi arutada, sest tõepoolest kas siis kartellileppe kahtlus või turgu valitseva seisundi kuritarvitamise kahtlus mõjutaks kogu Eesti majandust ja iga perekonda peaaegu, et tegemist on äärmiselt olulise teemaga. Tõepoolest on analüüsi tulemustes välja toodud 4 soovitust. Nendest 4 soovitusest 3-ga minu hinnangul võiks edasi liikuda. Esiteks luua süsteem, mis võimaldab jaemüügi hindu reaalajas kuvada. Sellise süsteemi loomine ei oleks keerukas tõenäoliselt ka ettevõtjatele ja võimaldaks tarbijal teha siis häid otsuseid, aitaks kaasa meie konkurentsiolukorra parandamisele just selles vaates, et tarbija tõepoolest leiab siis selle kõige odavama hinna kiiremini ülesse ja ta oleks sarnane ka muude juba sellel teemal tegutsevate platvormidega, näiteks nagu hea küll, ma ei hakka ühelegi reklaami tegema, mis on eraõiguslikult tekkinud. Nüüd küsimus on selles, et miks ei ole sellist keskkonda, mis tõenäoliselt võimaldaks küllalt palju reklaami müüa, kuna ta oleks väga populaarne, et miks ei ole sellist keskkonda eraõiguslikult juba tekkinud, et seda võiks veidi vaadata. Ideaalis võiks ta tekkida siis eraõiguslikult. Teine asi, mida võiks siis kaaluda, on see, et meil on segadus ja mida toob ka see aruanne välja, et meil on veidi segadus just selle bionõude kohustuse täitmisega tegelevate avaliku sektori asutuste pädevuste ja kohustuste vahel. Et see nüüd on otseselt siis Kliimaministeeriumi pädevuses ja igasugune ebaselgus riigi erinevate asutuste vahel alati tuleks ikkagi ära lahendada ja selgemaks teha, et Kliimaministeerium võib-olla oskab ka selgitada, et mis on alates 2024. aastast seal juba tehtud ja millised parandused on seal tehtud, et võib-olla see on juba kõik korras, aga see on igatahes tundub nagu igati mõistlik ettepanek. Ja kolmas siis probleem, mida tuleks lahendada, on see, et Konkurentsiamet on tuvastanud, et Euroopa Liidu ametlikes andmetes ja kütuseettevõtjate andmetes on teatud erisused olnud, mitte et see oleks nüüd midagi kriminaalset või halba, aga ütleme, Eesti kui andmepõhine riik peaks selle asja ikkagi korda saama, et ka jällegi võib-olla Kliimaministeerium oskab selgitada, et nii-öelda Justiits- ja Digiministeeriumi eesmärk kindlasti on see, et andmed oleksid alati õiged, jookseksid hästi kokku ja oleksid, punkt 2 siin, okei, sul on olemas, et oleksid alati nagu kättesaadavad. Nüüd, mis puudutab teist küsimust, et kas Konkurentsiamet peaks laiendama oma pädevust kütuseturu analüüsil. See on nüüd tegelikult kahtepidi analüüsitav. Üks pool on see, et milline on Riigikogu laiem soov siis eriõiguste osas. Meil on praegu selline olukord, kus Konkurentsiamet kuidagi ei määra tarbija hindu ega kuidagi ka ei kooskõlasta kütuse hindu. Küll on meil mõnes valdkonnas selline erihinna regulatsioon olemas, ehk et riik on otsustanud, et seal see erihinna regulatsioon aitaks kaasa. Ja näiteks elektrihind, maagaasi hind on sellised hinnad, kus mitte võrgutasud, vabandust, võrgutasu, elektrinast võrgutasu komponent ja maagaasist võrgutasu komponent, aitäh selle täpsustuse eest, loomulikult on siis sellised komponendid, kus räägitakse kaasa. Samuti on teatud siis meil iga-aastane vaidlus universaalse postiteenuse osas, mis on laia avaliku tähelepanu pälvinud. Et need on sellised näited sellest, kus erihinna regulatsioon on riigis kehtestatud. Küsimus on selles, et kas kütuseturg jätkab vabaturu valdkonnana, millel on terve rida plusse, või siis ka seal mingis osas näha ette siis erihinna regulatsioon. Siiamaani on Eestis otsustatud, et kütuseturul erihinna regulatsiooni vaja ei ole ja mina isiklikult kuulun ka nende inimeste hulka, kes leiab, et seda vaja ei oleks.
Küll aga loomulikult on igati legitiimne selle üle arutada või seda nagu üha ja üha kaaluda. Teine küsimus, kas Konkurentsiamet peaks sekkuma laiemalt kui siis laekunud kaebuste või kahtluste alusel? Siin ka jällegi see seisukoht jaguneb kaheks. Esimene pool on see, et ma üldiselt toetan seda, et Konkurentsiamet reageerib laekunud kahtlustele ja kaebustele. Ehk et Konkurentsiamet ei oleks riigis see organ, kes nii-öelda nagu huupi kontrollib või nagu laialdaselt kontrollib ilma ühtegi vihjet saamata, et midagi võiks valesti olla. Küll aga ei tähenda see seda, et näiteks minister küll ei saa sellist soovi avaldada, kuna ministeeriumi haldusalas on tegemist sõltumatu asutusega. Küll aga on võimalik iseenesest see, et mõni Riigikogu komisjon näiteks osundab, et me näeme siin mingisuguseid uurimisvajadusi või selgitusvajadusi ja sellel tasemel saab sõltumatule asutusele nii-öelda soovi avaldada. Ehk et minister seda teha ei saa, aga Riigikogu komisjon saab vastavat soovi avaldada, loodetavasti siis muidugi sidudes sellega eelarve läbirääkimistel vastavate ressurssidega. Et selline võimalus on tegelikult nagu olemas. Nii et kui kütuseturu teemadega edasi minna, siis laias laastus need ettepanekud, mis meil siin aruteluses olid, et mida on Kliimaministeerium selles osas teinud. Teine osa, et kas erihinna regulatsiooni vaja on, minu hinnangul ei ole vaja, aga legitiimne on selle üle arutada. Ja kolmas, et minister ei saa sekkuda uurimisküsimustesse Konkurentsiametis, küll aga saab teha seda Riigikogu komisjon. Aitäh! Aitäh. Et ma tegelikult korra veel annaks Konkurentsiametile sõna ja siis ka Kliimaministeerium kommenteeriks, et lihtsalt siin korra veel hüppaks korra tagasi, et siin oligi, eks ole, natuke see arutelu, et esiteks need varud on kõigil ostetud erinevalt. Et see on nagu ongi täiesti erinev praktika, lähenemine ettevõtete puhul. Siit tulenevalt võib olla ka erinev ka riski hinnastamine, riski arvestamine, riskianalüüs. Aga seejuures me näeme, et ikkagi kokkuvõttes vaatamata sellele, et lähenemist on erinevad, riskid on ka erinevad, lõppude lõpuks on ikkagi need hinnad, eks ole, samasugused meil lõpuks tanklakettides, vaatamata sellele, et lähenemine on erinev. Ja võib-olla esiteks teie kommentaar sellele, siis teine kommentaar sellele, mis ka justiitsminister ütles, võib-olla ka veel midagi enda poolt saate täiendada, võib-olla mingisuguseid veel momente. Ja siis kolmas küsimus on see, et kui, eks ole, oli teil see analüüs aastal 2022, see oli siis, ma saan aru, et te jälgisite eraldi seda, et kuidas need hinnad muutusid. Et kui ühes tanklaketis muutus, siis muutus teises, et kas te nägite ka seda võib-olla ajavahemikku, kui kiiresti konkurendid reageerisid. Et siin oli nagu sellised kolm momenti korraga. Kas te korraks täpsustate seda esimest küsimust? Esimene oli just võib-olla natuke nagu kommentaariks sellele, mis enne oli arutlusel, et just see hinna kujunemine, et me samal ajal, et kuna on nagu täiesti erinevad lähenemist, erinevad varud, erinevad riski hindamised, samas me näeme, et eks ole, hind lõpuks on igal pool sama, et võib-olla selles osas ka kommentaar. Aitäh! See 2022. aastal alustatud ja 2024. aastal siis avaliku analüüsiga avalikuks tehtud analüüsi üks eesmärk oli välja selgitada, kuidas need hinnad siis ühesugused sel hetkel olid. Ma ikkagi toonitan, et täna, ja mul on tõesti rõõm selle üle, et kui te sõidate Laagna kanalisse, siis Laagna alguses ja lõpus on erinevad hinnad. Minu arvates oli meedias veel paar päeva tagasi üks pilt ühe meediaväljaande poolt, kus oli 4 erinevat posti ja kõik olid erinevad hinnad. Nii et ma tegelikult julgen arvata, et hinnad täna enam ühesugused ei ole. Ja see ka kajastab või näitab seda tegelikult, et ka kulubaasid on erinevad ettevõtetel. Võib-olla lihtsalt siia kommentaariks juurde, et kui me seda analüüsi tegime, siis me ju ka ettevõtjatelt küsisime, et miks siis need hinnad olid varasemalt ühesugused ja ega me ei saanud adekvaatseid vastuseid, aga ma tegelikult ei jääks siia kinni. Minu arvates tänane olukord on midagi muud. Ettevõtjad on ka selgitanud, et neil on erinevad kulubaasid ja mul ei ole tegelikult selle esimese küsimuse kohta võib-olla rohkem lisada. Teine küsimus, mis puudutas seda
Ma nõustun täiesti ministriga. Minu arvates on kütuseturg ikkagi vabaturg. Isiklikult ka pooldan väga vabaturumajandust ja Konkurentsiamet saab ikkagi kahel juhul konkurentsijärelevalve mõttes sekkuda. Ühel juhul, kui meil on kahtlus, et tegemist on kuidagi keelatud koostööga, sellekohast kaebust ega teavet meil täna ei ole. Ka see 2024. aastal avaldatud analüüs ju seda ei kinnitanud. Kui kellelgi on teave selle kohta, et kütuseturul toimub keelatud koostöö, siis võtame kõik vihjed, kõik kaebused, kõik võtame vastu ja hakkame kohe menetlema. Mis puudutab nüüd seda küsimust, et kas oleks vaja teha täiendav analüüs ja ka siin nõustun ministriga, et kui selline ülesanne meile tehakse, muidugi me seda täitma hakkame, aga meile siis palun anda ka vajalikud ressursid juurde, sest Konkurentsiametis on konkurentsijärelevalve peal täna vähem kui 15 inimest. Ja ma arvan, et ei leia Euroopa Liidus mitte ühtegi teist liikmesriiki, kus alla 1 miljoni euroga tehakse konkurentsijärelevalvet. Et Lätis on see summa 2,5 korda suurem ja Leedus on veel kordades suurem, et lihtsalt meie ressursid on täna väga-väga piiratud. Nüüd kolmanda küsimuse osas ma täpsustan, et meil on tegelikult, me oleme jälginud seda kütuseturgu ka peale 2024. aastat, nii nagu Neste esindajaga välja tõime, ka täna küsime andmed. Meil on tegelikult 25. aastani andmed olemas. Ja siin kinnitan seda, mida ka minister välja tõi, et tegelikult oleks Eestis vaja ikkagi need andmetöötlus minu arvates korda saada. Et tegelikult tekkis siin küll küsimus, et kuidas on võimalik, et need andmed, mis Euroopasse liiguvad ja need andmed, mida me ettevõtjatelt ise saime, et need kuidagi omavahel ei klappinud kohati. Kohati klappisid väga hästi, aga kohati ei klappinud. Kindlasti oli ka selle analüüsi käigus seda situatsiooni, kus oli vaja võib-olla selgitada, mida me täpselt küsisime, et üksteisest õigesti aru saada, et me võib-olla rääkisime seal ka kohati mööda, aga kui me olime need asjad ära täpsustanud, siis me tõdesime, vist mõlemad pooled siin tõdevad, et see andmete kogumine ja töötlemine saaks olla palju efektiivsem ja see annaks ka väga selge ülevaate tegelikult, mis siis tegelikult sellel turul toimub. Ma loodan, see vastas nüüd nendele küsimustele. Aitäh. Ja aitäh, et võib-olla need ettepanekud ka, eks ole, ma saan aru, see oli ka teie analüüsis, üks ettepanek võiks olla eraldi selline platvorm, kus oleks eks ole, hindada nii-öelda küsimus, et seda saaks jälgida, et kas te seda ka siiani toetate või kuidas te näete nagu seda, on selle järgi vajadus? Ma kartsin, et te seda küsite, et eks see ettepanek oli oma aja laps, kui niiviisi võib hästi otse öelda. Ja selle ettepanekul oli üks väga selge põhjendus. Kui te seda ettepaneku punkti loete, siis te ilmselt loete sealt välja, mis selle põhjendus oli. Et kui on selline koht ja on väidetavalt turul kokkulepe, siis oleks see sealt väga selgelt välja tulnud. Et mul rohkem sellele midagi lisada ei ole. Me oleme väga läbipaistvalt oma seisukohti esitanud. Aitäh. Ja, et võib-olla saaks nüüd ka Kliimaministeerium omalt poolt kommenteerida, et justiitsminister tegelikult mainis mõningad aspektid, mis on nagu teie valduses, aga võib-olla kas see teie poolt, et kuidas, eks ole, teie omalt poolt jälgite kogu seda olukorda, eks ole, ja millised võib-olla otsused olete ka varude osas teinud. Ma saan aru, et valitsus on langetanud põhimõttelisi otsused. Võib-olla saaks ka selles osas ka mingi taustaks öelda, et kuidas teie nagu omalt poolt siis jälgite, võib-olla ka nagu reguleerite ja millised on viimased valitsuse otsused? Ja, aitäh ja liitun kõigepealt kiidusõnadega Evelin Pärn-Leel ja tema tiimile, et see analüüs, mis siin 24 aastal valmis kuni 2022 aastani kütuseturust, et mina arvan küll, et see on üks selliseid kütuseturul, Eesti kütuseturul siis mitte välistest mõjuritest sõltuvatest muutustest nagu selle käivitajatest, et meil nüüd ju on mitte ainult tanklaketiti ei ole erinevad hinnad, vaid ka sama tanklaketi asukohtade põhiselt on erinevad hinnad, et kui keegi otsib mingit kokkulepet, siis seda on ilmselt väga keeruline leida, kui mitte võimatu, et seda kokkulepet suure tõenäosusega ei ole ja konkurentsiseaduse alusel Konkurentsiamet seda menetleda saab. Mis puudutab hinnavõrdlusportaal, et tõesti see, et kui see ettepanek tehti, et siis olidki need hinnad üsna sarnased, et siis oleks seda portaali kuidagi lihtsam pidada kellelgi, kes peab, et nüüd on igas kohas erinev, aga tõesti on olemas, ma vaatasin, tegin kiire Google'i otsingu, et tõesti on olemas, kuhu inimesed sisestavad, et võib-olla iga tankla ei ole iga päev uuendatud, aga siit päris hea pildi saab ette täiesti, ma ei hakka siin konkreetseid
soovitusi tegema, et siin Google'i esimestel tulemustel kohe need paistavad välja. Nii et selliseid erasektori initsiatiive on olemas, samasugune lahendus on ka elektris ja ka maagaasis, kus siis need pakettide võrdlused energiaturgude omad on täiesti kättesaadavad ja ettevõtjad sinna ka sageli hea meelega oma infot jagavad ise, et olla siis tarbijatel silme ees ja tarbijad siis teavad, kellel on siis need parimad pakkumised nende jaoks. Nii et selline süsteem juba on ka olemas ja nüüd ilmselt on ka selle vastu huvi inimeste suurem, et millises siis konkreetses asukohas ja mis tanklaketi juures saab soodsamat kütust, kui keegi tahab sõita eraldi selle järgi. Nii, aga teeme järgemööda. Vedelkütuse turul on meil Eestis, tegelikult on neid rohkem, aga on 9 suuremat turuosalist, kes siis on ka elutähtsa teenuse osutajad. Ehk siis meil on konkurents päris tihe, nüüd Alan vaatab, kas ikka on 9, et ma ise ka jäin mõtlema, et kas ikka on 9, tegelikult on neid tanklakette on rohkem, 9 ja tegelikult on meil 100 tanklaid, et see konkurents on päris tihe, aga nagu juba siin kuuldud eelnevatest sõnavõttudest, siis 70% kütusest tuleb meil ühest rafineerimistehasest, mis on Leedus ja siis 30% tuleb teisest, mis on Soomes. Mis ei tähenda, et see võiks vastupidi olla, et kindlasti see Soome tehas müüks ka rohkem, aga ju siis on need tehingud paremad seal allpool. Ehk siis meil tanklakettide taristu vahel on selline päris suur konkurents, on erineva siis lähenemisega ettevõtteid, on neid, kes müüvad lisateenuseid, on neid, kes on lihtsalt automaattanklatega. Et tanklakettide taristu mõttes on konkurents suur ja siis see sisendi hind ikkagi sõltub sellest, mis maailmaturul toimub ja mis siis neid hinnariski või maandusinstrumente ettevõtted kasutavad. Nii, ja käis korral, ma lihtsalt vaatan korra, mis veel üles tuli, et need komisjonil andmed, et need on ka nüüd seotud, et ma saan aru, et need on siis mis siis Eestis hind on, et see on saadetud Euroopa Komisjonile, et kuna see muutub ajas ja nüüd on ka erinevad asukohad, siis meil päris vist need üks ühele samasugused andmeid ei saagi olla. Aga Kliimaministeerium siis meie all on see vedelkütuse seadus, mis on üldine raamistik, ka need biokohustus, mida me oleme siin järjest muutunud paremaks vastavalt turuosaliste tagasisidele. Järgmine pakett on töös, et veel paremaks muuta, veel selgemaks muuta. Ja samuti on meie regulatsiooni all vedelkütuse varuseaduse on siis vedelkütuse varud. Ja see on nüüd see kõige suurem kindluse tekitamise koht, et Eestil on 90, isegi natuke üle 90 päeva kütusevarud põhilistel kütustel. On siis bensiin, lennukikütus ja diislikütus. Diislikütust mahuliselt loomulikult on rohkem, kuna seal tarbimine on suurem. Ja need varud tagavad meile kindluse, et kui maailmas midagi toimub, et siis me ei pea muretsema. Ja ma arvan, et seda sõnumit siin veel üle korrata, mis on ka läbi käinud, et meil siin Euroopas ega ka Eestis regionaalselt mingeid tarneheireid ei ole. Tarneheireid ei ole, see Hormuzi väin, sealt ei liigu need tankurid läbi praegu või need laevad. Tarneheireid ei ole ka globaalselt. Nüüd selleks, et selliseid ootamatusi tulevikus ennetada just globaalselt, mitte Euroopas regionaalselt, sest need tankurid enamasti otse Euroopasse ei tule, et nad lähevad põhiliselt Aasiasse, mis seal Hormuzi väinast on, aga see tähendab, et konkurents muule kütusele on suurem. Et siis sellega seoses tegi Rahvusvaheline Energiaagentuur eelmine nädal ja hästi kiiresti ja ajaloo suurima vedelkütuse varude vabastamise ettepaneku, millega siis Vabariigi Valitsus ka põhimõtteliselt nõus on. Eesti sellega liitub, muidugi loomulikult Eesti osa seal on proportsionaalne meie tarbimisega. Suuremad panustajad sellel vedelkütuse varude vabastamisel on Ameerika Ühendriigid ja Jaapan näiteks, aga ka teised. Ja detailsemad otsused siis valitsus selle osas, mis mahus, ütleme, mis tooteid ja mis aja jooksul Eesti varude keskus, kes neid varusid haldab, müüma hakkab, teeb valitsus siis lähinädalatel. Kohe ei pea need varud jõudma turule, see oluline on sõnum, et need jõuaksid. Ajaliselt kiirem on siis Aasia regioonis, kus tankurid, mis pidid jõudma rafineerimistehastesse praegu ei jõua, mis pidid Hormuzi väinast läbi tulema. Et siis selle jaoks need varud ongi, et need perioodid siis ületada. Ja siis on varude vabastamise aktsioonil, mida siis
rahvusvaheline reagentuur välja pakkus, on umbes 3 kuud on aega liikmesriikidel neid varusid vabastada, et ka Eestis siis selle aja jooksul teatud kütusevaru vabastatakse ja kui siis kriis lõpeb, ostetakse need varud loomulikult tagasi. Aga selle jaoks need varud ongi, et tekitada meile see täiendav kindlus. Ja Euroopa riikidel, mis siis, et see meil otsest mõju praegu ei ole, on kasulik selles osaleda, selles aktsioonis. Just seetõttu, et globaalselt oleks turule antud sõnum, et riigid on kaasas, jälgivad olukorda ja vajadusel vastavad varusid. Ja siis Aasias juba nende varude vabastamisega tagatakse, et need tankerid, mis praegu kohale ei jõua, et nende kütuse asemel siis saab rafineerida seda varudes olevat kütust. Mõned riigil on ka siis nii-öelda toornafta varudes, et mitte lõpptoode. Eestis on lõpptooted, meil rafineerimistehased ei ole, et meil on tõesti bensiin, diislikütus ja lennukikütus, nagu eelnevalt öeldud. Enamik varudest on nüüd ka Eestis füüsiliselt koha peal. 2022. aastal olid enne siis seda täiemahulist Venemaa agressiooni Ukrainas oli päris suur osa varudest ka Eestist väljas, sest nii oli soodsam. Aga ilmselgetel põhjustel on see varu järjest Eestisse üle toodud, et nüüd tõesti on üle 80% kõigest siin. Ja järjest see osakaal suureneb. Lühidalt siis minu poolt kõik, hea meelega vastan täiendavatele küsimustele. Jah, Konkurentsiamet soovib kommenteerida. Ja aitäh. Mul on tegelikult, Jaanus siin ütles, et erasektori poolt on tulnud siin igasuguseid portaale, mis kõik kuvavad siin kütuse hinda ja ma lihtsalt pean selle märkuse tegema, sest 24, kui Konkurentsiamet oma analüüsi avalikuks tegi, siis oli ka turul arvajaid, kes ütlesid, et selline asi on juba ära tehtud. Teate, ma isiklikult sõitsin ja vaatasin neid hindu üle. Need on kõik aiateibad, mida seal näidatakse. Et meie ettepanek ei olnud mitte see, et näidata lihtsalt mingisugust eilset või üleeilset või 6 aega vana infot, vaid ikkagi tänast teavet. Et kui küsimus on ju tarbija huvide kaitses, et kui tarbija otsustab, et ta nüüd vaatab mingisugust kohtu, ütleb, see hind on seal 1,975, mis siin täna öeldi, või oli mingi teine hind, ja ta sõidab sinna kohale, siis see hind on ka see täpselt 1,975, mitte et see hind ei ole siis 2,6. Et see oli tegelikult Konkurentsiameti ettepanek tookord ja teine pool on ju selles, et üks on see tarbija vaade, aga teine on ka riigipoolne vaade. Et on natukene kummastav, kui riigil on teine arusaamine kui see, mida ettevõtjad siis ise neid andmeid hoiavad. Et ma arvan, et siin on see andmed on vaja korda saada, et see on minu sõnum. Aitäh. Ja, aitäh. Et korra vaatan, et mul on siin ees, et need kommentaarid, mida te andsite 2023, et see siis puudutas kogu seda olukorda kütuseturul ja see oli ka põhjus, ma saan aru, mis oli nagu ajend, et miks ka siis hakati seda, et ma nagu imestan, siis oli nagu esmakordselt, kui hakati seda võib-olla palju tõsisemalt analüüsima ja siin oli nagu selline, eks ole, moment, et mida ma sooviks eraldi mainida, et Eesti kütuseturg töötab autojuhile pilgule nagu kellavärk. Kui nafta hind tõuseb, tõusevad tanklates hinnad. Kui nafta hind langeb, siis on süüdi rahvusvaheline imperialism ja 4 aasta aega, miks hinda sama tempokalt langetada ei saa. Ja mis automaniku vaatest veel kurvem, kõikide tanklate hinnad käivad sendi täpsusega ühte jalga. Et sellist pilti naljalt üheski teises riigis ei näe, aga kartelli meil väidetavalt pole. Kuskil oli veel tsitaat, et seda võib-olla näha nagu Albaanias. Et kas siis nüüd see seisukoht, nagu ma saan aru, on muutunud ja millal siis seisukoht muutus? Ma võib-olla kordan ennast juba, aga tegelikult tõesti, ega selle analüüsi tulemusena Konkurentsiamet ei tuvastanud mingisugust keelatud koostööd. Et veel kord ütlen, kui kellelgi on teadmine, et on mingi keelatud koostöö, siis me võtame kõik info rõõmuga vastu. Ja kordan seda ka, et mul on tegelikult rõõm tõdeda, et ettevõtjatel neil on erinev kulubaas ja ettevõtjate tanklaketid on neid lähtunud ka või muutnud ka siis oma senist turukäitumist. Et ega mul midagi siin rohkemat lisada ei ole. Et ma väga tunnustan tanklakette. Et kas te analüüsiga tuvastasite siis, et need hinnad on ikkagi erinevad, sest just analüüsist te just küsisite too hetk, miks need hinnad on samasugused? Millal siis muutus see seisukoht, et ikkagi need hinnad ei ole samad, sest analüüsis on teine jutt? Ja minu arvates see võib-olla ei ole ka õige hetk
nüüd Konkurentsiameti käest küsida, võib-olla ettevõtjad oskavad ise öelda, aga mulle tundub, et see hind muutus ikkagi nüüd 2026. aasta või 2025. aasta sügisel. Et kuni selle hetkeni need hinnad ikkagi olid väga ühesugused, aga võib-olla kõike nüüd Konkurentsiamet ikka ei saa rääkida ka. Aitäh. Ja lihtsalt veel üks asi, et te ütlesite, et ei ole nagu seda analüüsi teinud, aga millal siis põhineb analüüs, et just 2025 need hinnad muutusid? Täitsa objektiivselt tõepoolest ühel hetkel hinnad muutusid. Minu arvates oli selle kohta meedias päris mahukas kajastus. No üks asi on meedia, aga lihtsalt ma mõtlen just nagu teie vaatevinklist, teie töö seisukohalt. No me objektiivselt näeme, et hinnad on erinevad tõesti ja sellel on ka mingi kindel hetk, ajahetk. Meile tundub, et see juhtus 2025. aasta sügisel. Mis kuupäeval täpselt, ma ei oska öelda. Et ikkagi ma saan aru, et teie ikkagi lähtute sellest, mis on nagu meedias kajastatud, et te ise nagu sellist analüüsi, eraldi uut analüüsi teinud ei ole, et te lähtute sellest, mis on meedias ja mis on teie nagu objektiivne tunnetus? Meil on andmed 2025. aasta kohta ka, et me tegelikult oleme väga tänulikud kütuseettevõtjatele, et nad on meie väga mahukatele teabepäringutele vastanud seni. Me oleme tõesti neile väga tänulikud. Meil on tegelikult olemas 25. aasta andmed ka ja selle pinnalt me täna ka ei väida, et oleks mingit keelatud kokkulepet. Ja kohe, et siin ja et lihtsalt ma korra käima kõik need, et ma ei tea, kas see oli sama teema. Et lihtsalt tahan nii-öelda selgitada, ega turul ongi olnud erinevad olukorrad. 2016 kuni 25. aasta siis augusti lõppe oli turul üks olukord, et üle Eesti olid igal pool ühetaolised hinnad. Mäletan hästi, kui ennem 2016. aastat olid ka väga erinevad hinnad. Maakohtades oli reeglina 8–10 senti kallim, suurlinnades oli hind madalam ja kliendid olid kurvad selle peale, et käin Tartus tööl, kuskil 25 kilomeetrit väljas Tartust klient elas. Ja tundis muret, et miks mul kodukohas on hind 8–10 senti kallim kui Tartus, et võiks ju olla sama hind, et miks ma seal Tartus pean tankima. Ja 2016 kusagil suvel turuolukord muutus ja olidki üle Eesti olid kõigil ühetaolised hinnad, aga ega see ei tähenda seda, et hinnad oleksid kuidagi kokku lepitud. Mäletan hästi, milline kassi-hiire mäng käis, töötajatel oli kohustus vaadata üle ukse, mis on konkurendi hind üle tee, keegi langetas, siis ka tuli selle sammuga nii-öelda järge pidada ja ka langetada, aga siis oligi see hind pandi üle Eesti ühesugune. Sent langes, ei pandud mitte antud asukohas sent madalamaks, vaid pandi siis üle Eesti igal pool ühetaoline hind. Ja ilmekalt näitab seda, et see konkurents turul toimis, oligi see, et kui üks langetas, teised järgnesid mingisuguse ajavahega üpris kiirelt. Ja see hinna alla tampimine käis nädalase tsükliga. Välja kujunes nii, et kolmapäeviti hindu tõsteti, et siis juba samal päeval ja järgmisel päeval kuni järgmise nädala kolmapäeva hommikuni hindu langetada. Kõik järgnesid hinna langetajale. Isegi kui maailmaturul hind tõusis, siis tanklates ikkagi hinnad langesid ja see on mustriliselt ka faktiliselt väljavõetav. Ja kannatati, kuni siis kolmapäeva kõik ootasid, et kes siis esimene on, kes teeb nii-öelda ukse lahti, kõik siis tõstsid hinda ja teised panid järgi. Ja 2025 septembrikuu turu olukord on teine sellest ajast alates ja me oleme taas tagasi selles olukorras, mis oli siis ennem 2016. aastat, kus taas meie poole kliendid pöörduvad, miks maakohas on 15–20 senti kallim, kui siis on kuskil konkurentsi tihedamas piirkonnas. Ehk et mõlemad turu olukorrad hinnastamise mõttes näitavad
väga selgelt seda, et konkurents toimib. Ja kui ma nüüd saaksin loa jagada ekraani, mul on siin hetkel jagamine keelatud, ütleb, et ainult koosoleku organiseerija saab jagada ekraani. Ma ei tea, kas õnnestub kuidagi jagada, kas koosoleku juhataja lubab, ja ma näitan, mis siis päriselt sõja algusest alates nii-öelda turul toiminud on ja vaatan, mul ei tule see jagamine siia peale. Ma näitan, mul on siin see 25. või selle aasta nüüd see sõda. Tuli, jah? Korra veel paar küsimust, kui on võimalik, et lihtsalt selle teema on ju täpsustuseks, aga võib-olla kas te saate nagu selgitada, et kuidas siis juhtus või läbi mille või täna millal see muutus 2025 september tuli, et on teil? Mina siin palun kommenteerida konkureerival ettevõttel Neste, kes on siis selle suuna, eks ole, turule tooja ja tervitan, sest kui muidu oli 9 aastat kõhklused, kõigil on ühesugused hinnad, siis mina tervitan seda, ütlen, et turul läks elu lahti, on palju põnevam. Kas Konkurentsiamet samal küsimusel? Konkurentsiametil on tegelikult palve, et kas me tohime ise jagada ühte slaidi, seni kuni siis Neste selgitab. See illustreerib nagu minu arvates, pilt on alati parem kui 1000 sõna. Et kui lubate jagamise, siis mun kolleeg jagab seda. Ja, et lihtsalt, kas te soovite? Meedias on olnud palju infot selle kohta, aga tõepoolest sügisel Neste lõpetas ära igasuguste allahindlusskeemide kasutamise ja täna on postis see hind, millega klient saab kütust. Ja tõepoolest, et see, mida silm näeb, seda hinda ta saab. Et ju siis see meeldis klientidele niivõrd palju, et teised konkurendid hakkasid ühel või teisel moel kas siis sama trendi kasutama või olid selleks muud põhjused, aga fakt on see, et Neste see ärimudel on ka veidi teistsugune teistest, et meil on kõik automaatjaamad ja meie lisasissetulek ei tule ei kabanossist ega muust mitte vedelkütusest. Ja veel see kommentaar. Kui see oli ammendav. Ja, et veel see moment, kus oli, et kõik ootasid kolmapäeva, et mida siis see nii-öelda esimene ettevõte teeb, aga et ma saan aru, Konkurentsiametil näiteks selles analüüsis ei olnud välja toodud, et kelle järgi siis, eks ole, see kuidas öelda, hindade muutus toimus, aga võib-olla teie poolt saabki kommenteerida, et tavaliselt kas see oli, kuidas kunagi oli konkreetne ettevõte nii-öelda nagu see hinnaliider või kelle järgi siis kõik ootasid? See oli siis 9 aastat, kui hinnad olid kõigil ühesugused? Ja kas oli konkreetselt, keda nagu kogu aeg pidevalt jälgiti, et ütlesid, et kõik ootasid, eks ole, konkreetset päeva, kõik ootasid konkreetset, et keda siis nagu jälgiti? Ega kõik jälgisid kõiki. Et ütlen täitsa siiralt, et see asi oli teinekord isegi nii, et kuna ikkagi kolmapäeval hinda tõsteti, hakati siis iga päev langetama, vahest ka mitu korda päevas. Ja kuni siis ka kolmapäevani ja kui nüüd maailmaturul hinnad tõusid, siis tegelikult käis ettevõtetel päris korralik kannatamine ja ma olen seda ise pildlikult öelnud niimoodi, et sisuliselt kui kujutad ette, et hüdroelektrijaam, mille pais hoiab, eks ole, vett tagasi, sisuliselt oli olukord, kus jõuga justkui hoiti seda vett kinni, et ei läheks nagu üle paisu ja siis kõik kannatasid ja kui nüüd siis üks tegi siis selle nipsu ära, et hindu tõsteti, siis loomulikult, kuna terve siin nädal aega kannatati hindade langetamisega, siis loomulikult kõik panid sellele järgi. Ja toon ühe näite, olen ise turul teinud sellise kontrolli
5 tanklas ja kõik alati küsivad, et see 3. komakoht, et kes seda üldse jälgib, et see on täitsa ebaoluline. Aga tegime täiesti testi, see oli 5-nädalane periood, kuskil tanklas, kus oli konkurent kõrval, 3. komakohta hoidsime 2 pügalat kõrgem, nädala pärast 4 pügalat kõrgem ja siis veel 2 nädalat edasi, kuni lõpuks oli see hinnavahe 1 sent. Ja kusagil alustasime siis nii, et oligi 5 tanklat oli välja valitud, kuskil alustasime nii, et oli 2 pügalat kõrgem, kuskil oli koheselt esimesel päeval kohe 4 pügalat, 6 pügalat, 8 pügalat ja 1 sent kõrgem. Ja see oli 5-nädalane periood ja tõepoolest, mis me sealt täheldasime, esimestel nädalatel vaatasime, et oi, et klient ei panegi tähele, et me teenime ju rohkem, suuremat marginaali. Aga 5-nädalane periood andis sellise tulemuse, et tegelikkuses lõpuks hakkasid müügid kahanema ja sa said küll suuremat marginaali, aga müügid kahanesid. Ehk et see, mida me sealt järeldasime, oli see, et tarbija ikkagi jälgib ka seda 3. komakohta. Ja see oligi olukord ja põhjus, miks tegelikult siis kõik järgisid kõike, sest tanklaketid said väga hästi aru, kui sa kuskil oled ikkagi mingi pügala 3. komakohaga kõrgemal, siis ajapikku pannakse seda tähele. Täna me oleme täiesti teistsuguses turuolukorras, kus hindu teinekord mingites piirkondades tambitakse väga palju alla ja selleks me tahangi seda ekraani näidata, et mis on siis sõja algusest alates nii-öelda toimunud. Ma panen vaatan, kus ma siit saan selle nii siit. Et võib-olla korra siit vahepeal saab justiitsminister, aga ka Konkurentsiamet kommenteerida, et kuidas saab siis tagada seda, et võib-olla ei tekiks võib-olla sellise kriisi, eks ole, ärakasutamise olukorda ja et me võib-olla ei jõuaks nagu tagasi, eks ole, sinna, kus nagu midagi siin kirjeldati, kõik jälgivad kõiki, et jälgitakse võib-olla konkreetselt siis ettevõtted on konkreetne ettevõte, kes annab selle nagu suuna, et tegelikult on väga huvitav, et aastaid kestis siis selline olukord nagu oli ja siis, eks ole, päevapealt see nagu lõppes, et võib-olla saab nii justiitsminister, aga ka Konkurentsiamet kommenteerida, et palun justiitsminister. Aitäh. Kuulanud nüüd siin seda väga head ja konstruktiivset arutelu, tundub mulle, aga jällegi see ettepanek peaks tegelikult tulema siis kliimaministrit, tundub mulle üha rohkem poolt argumente sellel Konkurentsiameti 2024. aasta ettepanekul, mis puudutab siis jaemüügihindade reaalajas kuvamist, mis võimaldaks tarbijal väga kiiresti leida üles see kõige odavam pakkuja ja temalt omale vajalik kütus osta, mis siis tagaks kõige lihtsamal moel selle, et keegi ei kasutaks olukorda ära. Sest kui keegi pakub ikkagi odavamalt, siis hinnatundlik ostja selle odavama pakkumisega kindlasti üles leiab, aga selleks oleks vaja seda reaalajas hinnainfo kuvamist. Nüüd jällegi ajakirjandusest on täna mitu korda siin juttu olnud. Kui meil on lihtsalt, mis nagu toetaks võib-olla selle ettepanekuga edasi minemist, et meenutan Kai Realo, siis kui ta oli veel Circle K eesotsas, siis ta Postimehe intervjuus tutvustas seda, et mitte inimene ei vaadanud akna peal konkurendi hinda, vaid oli tema Postimehe intervjuus kirjeldatud lahendus selline, et neil oli seadistatud arvuti niimoodi, et arvutikaamera jälgis üle tee asuvat konkurendi seda hinnatulpa ja tegi automaatselt muudatuse, mis ei ole keelatud, mis on vabas turumajanduses igati lubatav. Ehk et kui meil on olemas juba sellised tehnoloogilised lahendused, siis tegelikult oleks väga lihtne need tehnoloogilised lahendused ühendada võib-olla ka siis ühtsesse hinnainfo kuvamise süsteemi, mis Eesti inimesi aitaks, aga veel kord, see on ainult minu peegeldus sellest arutelust siin. Need otsused, analüüsid, asjad jäävad ikkagi Kliimaministeeriumi lauale. Lihtsalt Eesti kui andmepõhine ühiskond võiks seda andmepõhisust kasutada ära ka selleks, et pakkuda siis tarbijatele väga olulises majandusvaldkonnas sobivamaid hindu ja ega ükski kütusemüüja ju alla
selle hinna, mis ta müüa saab, seda kütust ju ka ei müü. Et see oleks lihtsalt selle peegeldus sellest arutelust, mis siin on nagu tekkinud, et mina väga usun andmete kasutamisse. Aitäh teile. Kas Mario Kadastikul on justiitsministrile? Ja ma just tahtsin öelda, et ma arvan, me võib-olla riigina ei pea seda platvormi nagu hakkama jälle rajama, et meil on väga pädev erasektori avalik huvi, et kui keegi tahab, siis ta teeb ja selles mõttes, et neid seda vibe coding uga saab tänapäeval ka kõik inimesed sellega hakkama, kui tahta, et see ei ole midagi nagu müstilist, et järelikult kui seda, ma saan aru, et mingisugused asjad eksisteerivad, aga ma ei leia, et me nagu riigina peame hakkama, et see on ikkagi vaba turg, et kui kütusefirmad tahavad ise seda teha, see on ka üks variant selleks, et tagada mingit omavahelist asja, aga ma ei leia, et me peaks riigina hakkama seda reguleerima, et tahes tahtmata jääb see, et kui ikkagi keegi tahab endale haarata rohkem turgu, siis ta võib-olla teeb mingi kampaania, võtabki kahjumi sisse, teeb hinda alla turuhinna, selleks, et võita kliendid endale üle, pärast seda, see on osa vabaturust, see on äririski osa, et kas sa küsid kõrgemat hinda ja riskid sellega, et osadest klientidest ilma, kas sa teed vahepeal alla turuhinna selleks, et võita kliente juurde, see on, meil on vaba turg, et selles mõttes seda ikkagi ma nagu ei läheks sellisesse plaanimajanduse poolele, kus me hakkame seda nagu hinda reguleerima, et meil on piisavalt turuosalisi, et see võiks ikkagi lõppkokkuvõttes ennast ise ära tasakaalustada. Ja, et ma tahtsin ka Konkurentsiamet kommenteerida. Mul on üks palve, et ikkagi annate meile loa nüüd jagada pilti, aga Maarja, mul on teile see kommentaar, et aga elektriautoga sõidate, eks ole? Elektriautodele tegelikult seadusest tulenevalt on sellise teabevärava loomise kohustus riigil olemas, et meie ettepanek tegelikult kandus sellest, et me siin ei kohtleks erinevalt, et kui me elektriautode puhul on riigil see kohustus olemas, siis fossiilsetel kütustel, mitte et ma oleksin kuidagi kinni selles ettepanekus, aga et siin peab riigi poolt vaatama, et oleks nagu ühtne lähenemine ja et ei oleks ebavõrdset kohtlemist. Seda enam, et tegelikult fossiilsetel kütustel põhinevate autode puhul me eeldame ikkagi, et see arvi väheneb kogu aeg ja seal tekib hinnasurve juba nii ehk nii sellest tulenevalt tarbijatele. Et see oli tegelikult selle ettepaneku mõte. Aga lihtsalt kommentaarina. Kui markeerin ära, et see oli meil täna majanduskomisjonis see konkreetne eelnõu. Minu arusaam oli, et selle põhiinfo ei ole mitte selles, kui palju seal elektri maksab, vaid palju laadijaid on, mis võimsusega, kas nad on vabad ja kõike see info, mis on tegelikult see, mis on oluline. Hind ei olnud seal põhiprimaarne olukord, et selles mõttes, et kui hakata jagama seda, et millises tanklas parasjagu, kui mitu tankimispüstolit vaba on, fine. Kui kiiresti sealt liitrit tuleb, fine. See nagu selles mõttes ei ole päris üks sama surve, et see on natuke teine probleem, mida lahendatakse elektriautode poole peal. Riina Sikkut. Ja aitäh. Millises pesulas on järjekord, seda infot tahaks küll näha reaalajast. Aga ühelt poolt tahan tunnustada ka, et tõesti väga hea arutelu, nii et luua arusaama sellest, kuidas need hinnad kujunevad ja mis on riigipoolsed võimalused sekkumised. 2 sellist tulisemat kohta, mis on tekkinud, ma ütlen ka, ma tõesti ei näe, et riiklik hinna reguleerimine kuidagi oleks laual või oleks variant, meil tegelikult on väga vähe häid näiteid, isegi nagu nende juurdehindluste reguleerimisest, et kui konkurents on olemas ja toimib, et siis kui on tarbijaid, keda on vaja kaitsta kõrgete hindade olukorras, et siis need on olemas sekkumised, mis turgu ei moonuta, aga tulevad siis appi konkreetsele ettevõttele või inimesele või leibkonna tüüpidele. Ja teiseks panin näppu püsti Maarjo vabaturu kommentaari pihta, et absoluutselt konkurents vabal turul lähtub hinnasignaalist. See on see, mis asjad paika paneb, kes tahab sooduspakkumist teha midagi muud. See, et need hinnad oleks läbipaistvalt reaalajas olemas, on pigem see, mis konkurentsi suurendab või võimendab, sealhulgas selle reaalajas kütusehindade kuvamise portaali kaudu, mitte konkurentsi ei takista. Selles osas, kas seda peab tegema riik või erasektor, toimib see automaatselt vibe code'ides või käsitsi sisestades, et see selleks. Aga just konkurentsi tihedal turul seda tüüpi läbipaistvuse loomime, ma arvan, on nii riigi kui klientide huvides. Nüüd eraldi arutelu on see, et kuidas me sellise lahenduseni siis jõuaksime. Aitäh. Minu mõte oli see, et riik ei peaks seda hakkama mandaadina ette ütlema, vaid et see võiks nagu, kui vajadus on, siis seda turule tuleb. Justiitsminister tahtis seda kommenteerida. Ma tegelikult tahtsin selle ikkagi väga selgelt ümber lükata, et ma ei ole hinnaregulatsiooni osas kordagi ettepanekut teinud, vastupidi, et ma olen öelnud, et seda riigi poolt reguleerima, et me küll ei toeta, et see oleks täiesti selge, et sellist ettepanekut me ei ole kuidagi teinud mitte ühelgi moel.
kas see nüüd on teie see, eks ole, mis Ja ma slaid, eks ole? Ja ma tahtsin selgitada juurde, et tegelikult siin paistab siis välja see kütuseettevõtjate suur valu. Ma olen nüüd natuke kriitiline. Et Eesti on siis punane ja te näete, 22 algas siis suur sõda. See on see põhjus, miks ma enne küsisin, et kas kütuseettevõtjad näitavad meile ainult 2026. aastast andmed või varasemaid ka. Peale Ukraina-Venemaa sõja algust, näete, see punane on Eesti siis hinnapiir. See on olnud nagu väga pikalt ikkagi väga palju kõrgem kui Lätis, Leedus, Poolas. Ja see on nüüd ilma maksudeta hind. Ma julgen arvata, et ja see on see, kus need hinnad olid postides ikkagi ühesugused ja see on see, kus Konkurentsiameti huvi tekkis selle turu vastu. Ja nüüd, kus kukkus seal suurelt, näete, see punane triip läheb otsejoones alla. See on siis eelmise aasta septembrikuu, kui hinnad hakkasid siis erineva. Et ma isiklikult arvan, et tarbijad on sellest nüüd võitnud. Kindlasti maaelanike hind võib olla muutunud sellest, sest turuloogika sellest lähtub, kus on rohkem tarbijaid, seal on ilmselt ka soodsam hind kulupõhimõttest tulenevalt, aga lihtsalt see illustreerib nüüd seda, et Eesti hind oli ikkagi mitmeid aastaid väga paljude teiste võrreldavate riikidega valdavalt kõrgem, aga ma siia kinni ei jääks, me hea meelega jagame seda, kui te tahate. Võib-olla jah, see ka kommentaar, mis analüüsis oli välja toodud, üks asi, et eks ole, hinnad koheselt tõusid, kui see maailmaturu hind tõusis ja tõusid rohkem kui teistes riikides, aga see teine aspekt, mis võib-olla, mida me ei ole väga palju nüüd käsitlenud, on see, et kui hinnad, eks ole, langesid maailmaturul, siis see langus tavaliselt, see, mida te ka korra mainisite, eks ole, see raketi ja sule efekt, kui see on nagu õige tõlge, et siis meil seda langust ei ole nagu sellisel tasemel olnud, et kui vaadata, eks ole, sealt ka, et ma ei näe seda ülemist piiri, aga seal on näha, et kui teistes riikides on see langus, eks ole, varem, et meil on ikka see punane olnud üleval, et on olnud see aeglasem. Et võib-olla kas selles osas, äkki kas teie poolt on võimalik kommentaari? Et miks, eks ole, see hinnalangus on alati olnud, eks ole, hindade nii-öelda arvestamise või selle, miks see hind on kõrgem, et teie poolt tõite välja, et eks ole, need erinevad riskiküsimused, et need riskid arvestatakse sisse, aga kui on see langus, et miks meil on tavaliselt, me praegu saame rääkida, eks ole, ajaloost, et ajalooliselt, mis ka Konkurentsiameti analüüs välja toodud, et meil ka võrreldes näiteks Läti, Leedu ja Soomega on olnud see hinnalangus aeglasem. Jah, aitäh. Ma olen hästi palju neid analüüse teinud ja ütlen veel kord, kes väga soovib, võib ka minu Facebooki lehekülje pealt leida ka neid olukordi, kui maailmaturul hinnad tõusevad, siis tanklates hoopiski hinnad langevad ja see, et kuna kütuse hind on ikkagi emotsioone tekitav ja me kuuleme sellest, kui maailmaturu hinnad suurelt tõusevad ja siis kui samale päevale nüüd satubki see, et tanklakett tõstis hinda, siis hinna tõstmine ei pruugi üldse olla seotud maailmaturu hinna tõusuga. Nii nagu ennem sõda tanklates hinnad langesid bensiinil 18 senti, diislikütusel 8 senti, esmaspäev jõudis kätte, hindu tõsteti ja paratamatult tekibki sellest väär arusaam, et sõda algas maailmaturul, hinnad panid kapakuga ülesse ja enne imet nüüd tanklaketid kohe tõstsid hinda. Ja sel momendil me unustame ära selle tõsiasja, mis ajaloos toimus, seesama reedene päev. Ja ma siin näitangi täitsa reaalselt ja kes on endale hindu üles märkinud, see on nüüd see 26. veebruar. Bensiini hind 1,599, natukene suuremaks. Ja juba reede hommikuks oli hind kõige madalamas kohas üle 18 sendi madalam. Diislikütuse hind tõsteti siis 26. veebruaril 1,549 peale, aga juba reede hommikul oli 8 senti madalam. Loomulikult nüüd jõudis kätte see sõjapäev, esimene tööpäev, laupäeval hakkas sõda ja nüüd vaadati, tanklaketid koheselt tõstsid hinda.
reedega võrreldes. Aga vaatame nüüd ennem sõda, tegelikult palju see hinnatõus oli siis bensiinil 3 senti ja diislikütusel 5 senti. Kui ma nüüd võtan tegelikult nii-öelda oluline on ära märkida, et seesama 26. veebruar, kui ma võrdlen seda kuupäeva kuu aja taguse nii-öelda 4 nädalat varasema ajaga, juba siis oli tankla postihind jäänud bensiinil 2 senti turuhinnast maha maailma turuhinnast ja diislikütusel 5,6 senti turuhinnast maha. Oli loogiline, et esmaspäeval tõsteti hindu ja see ei olnud absoluutselt seotud maailma turuhinna tõusuga. Aga mida ma nüüd, miks ma nii-öelda oluline nii-öelda juhingi tähelepanu sellele 26. veebruari hinnale, ja selles võrdluses ma olen nüüd teinud 2 graafikut ja ma selgitan need graafikud lahti. Me näeme siin, ma loodan, et on piisavalt suurelt, et mis me siin näeme, see punane nulljoon on nüüd võrdlus maailmaturu hinna muutusega. Ütlen siis nii, et oletame, et maailmaturu hind tõusis 18 senti, aga tankla postihind püsis, siis see tähendab siin 18 senti maailmaturu hinnast mahajäämist. Need nii-öelda täisvärvitud graafik näitab siis tanklate nii-öelda mulle teada olevat madalamat hinda, ehk et kui palju madalam postihind, kus on siis suurem konkurents, on jäänud sõjaeelse ajaga võrreldes maailmaturu hinnast maha. Bensiinil isegi 28 senti on jäänud maha ja nüüd see kollane joon, mis on üleval pool, see nüüd on siis see maksimaalne postihind, kus siis on väiksem konkurents ja kilomeeter eemal võibki olla postihind 20 või 20, ka siit nähtub, et 28 senti, mitte nii palju, kuna ka postihind, see nii-öelda täishind on jäänud juba maailmaturu hinnast maha. Ja kui ma nüüd võtan, ja see ongi nüüd selles mõttes, igaüks saab selle võrdluse ära teha, vaadates iga päev märkides üles, mis on tankla postihind ja kui vaadata Ice Gas Oil, mis on vabalt kättesaadav maailmaturu hinna liikumine diislikütusele ja kui märkida üles, kuidas maailmaturu hind liigub, märkida üles igapäevaselt, kuidas tankla hind liigub, siis ta saab üks ühele täpselt samasuguse graafiku. Ja kui ma nüüd võtan diislikütuse, samamoodi, see vasakul poolt, kui on kollane ja see roheline joon on punasega täpselt sama joonel, ehk et see on 0 punkt, millest alates nüüd on hinnad liikunud. Ja me näeme, et madalama postihinnaga asukohtades on diislikütuse hind jäänud kohati maha. No ütleme keskmiselt siin kuskil 14 senti, kus on täishind, ehk et hinda ei langetata konkurentsist tulenevalt, ka seal on jäänud postihind maailmaturu hinna liikumisest maha. Et ma saan aru, et hinda saaks rohkem tõsta, ma saan aru, et see kommentaar. Ütleme, et vaata, seda ütlesite teie, et see ilmekalt näitab ainult üht väga suurt asja, mõlemad graafikud. Just seesama need alumised punktid. See tähendab seda, et konkurents Eesti kütuseturul toimib. Punkt. Mott. Et ma saan aru, et see kommentaar, et hind ei ole tegelikult tõusnud nii palju, kui ta oleks võinud tõusta, aga minu küsimus oli selle kohta, et kuidas on kujunenud ajalooliselt selline olukord, eks ole, mis on ka Konkurentsiamet välja toonud, et kui hinnad maailmaturud on langenud, siis iga kord on Eesti jäänud sellest langusest maha, eks ole, et meil on alati langenud hiljem, et te võite muidugi öelda, et võib-olla Konkurentsiamet tegi mingisuguse vale järelduse, et Konkurentsiameti selles analüüsis selline järeldus on, võrreldi Läti, Leedu, Soomega ja seal toodi välja, et meil on alati olnud see nii-öelda tagantjärele, eks ole, natuke hilinemisega on tulnud see langus võrreldes teiste riikidega, et võib-olla ma selgitan, et see, mida me siit graafikult näeme, me näeme ka seda, et ka tankla postihind on udusulena tõusnud ja jäänud maailmaturu hinnast maha. On täiesti loogiline ja normaalne, et kui nüüd maailmaturu hind hakkab langema, sõda lõpeb ja maailmaturu hind hakkab langema, siis on täiesti loogiline, et ka siin on mingisugune ajaline lõtk. Kütust ostetakse sisse kas eelneva 3 päeva keskmisega või üle eelmise päeva
päevale eelneva 3 päeva keskmisega, mistõttu ongi mingisugune nihe hindades sees, et maailmaturu hind liigub ees ja tanklaposti hind liigub sellele mingisuguse nihkega järgi. Ja täpselt samamoodi, kui maailmaturu hind langeb, võime näha täiesti vabalt olukorda, kus tanklates postihinnad veel tõusevad, ennem kui nad mingil hetkel langema hakkavad. Ja siit ongi jäänud, esiteks on jäänud vale arusaam sellest, et tanklad tõstavad posti hinda kohe, kui maailmaturu hind tõuseb, mille ma juba lükkasin ümber, sest see tõus võib olla hoopiski muu põhjus, eelnev hinnalangetus, ja kui maailmaturu hinnad langevad, siis võib mingil hetkel ka posti hinnad tanklas hoopiski tõusta mingid päevad ennem, kui see langus päriselt jõuab tankla hinda. Ja minu kõige ilmekam näide on see, kui ühel aastal, kas see oli, ma mõtlen, millal tehti diislikütuse aktsiisi suur langetus, 2020 vist oli, või oli see Ukraina sõja algusega, ma nüüd ei mäleta. Igatahes 1. mail diislikütuse aktsiis pidi langema ja sellest on nii palju räägitud, et kas see aktsiisi langetus jõuab ka tegelikult tankla hinda, on arvatud, et ei jõua, aga tegelikult see viimane suur hinna või aktsiisi langetus diislikütusel oli väga ilmekas. Päev ennem 30. aprillil juba tanklad langetasid posti hinda aktsiisi languse võrra. Päev ennem. Seega hästi palju on emotsiooni ja kütuse hind paratamatult kütab kirgi, mistõttu võivad jääda väär arusaamad. Aga mis on ikkagi see põhjus, et kas te ikkagi nõustute sellega, mida Konkurentsiamet välja, et meie see langus toimub aeglasemalt kui naaberriikides, et kus see nagu just, et te tõite, eks ole, põhjused, miks, eks ole, see langus tuleb hiljem, aga miks ta ikkagi tuleb hiljem võrreldes naaberriikidega, et see on jah arusaadav, et erinevad need põhjused, miks me ei näe kunagi seda hinnalangust kohe, seda ei näe ka naaberriikides kohe, aga samal ajal on see ikkagi langus palju hilisem, et ikkagi see moment, et just võrreldes teiste riikidega. No ma arvan, et siin peaks võib-olla vaatama seda olukorda nüüd, kus turul on teine olukord meil 2025. aasta sügisest, et mismoodi siis naaberriikidega võrreldes meil need postihinnad muutuvad, kui maailmaturu hinnad hakkavad langema. Ja seda näitab siis aeg, et ma ei oska öelda, mismoodi nad siis naaberriikidega konkurentsis muutuvad, aga ka varasemalt ma ütlen, ma olen, ja need on avalikult kättesaadavad ja ma olen täitsa joonistanud graafikud mingisuguste kuude, poole aasta kaupa, näidanud ära, kuidas tanklas hind langeb, maailmaturul hind tõuseb, ja kui maailmaturu hind langeb, siis ka tanklas hind langeb, et ma ütlen, et vaadake, otsige üles, mul on väga põhjalike graafikuid Facebooki lehel selleks tehtud, et on erinevaid olukordi, kõike üks ühele mõõta on hästi keeruline, milline oli eelnev olukord nädal aega tanklate siis kütuseturul, kuidas liikus maailmaturu hind, milline oli konkurentsi olukord, hinnad võivadki väga risti vastupidi mitte korrelatsioonis liikuda, kui sa võrdled päeva päevaga, pikas vaates, kui me võtame aastase või kuu aja graafiku, sellesama, vaadake, kui te nüüd jätate praegult meelde selle pildi, mis diislikütusel avaneb ja ka sellel bensiinil, ma muudan ära see sama asi, ma võtan alguspunkti, võtan kuu aega varasema, siin 22. jaanuar ja pange tähele, pauhti, see tähendab seda, et ennem sõja algust oli meil juba hind maailmaturu hinnast maha jäänud. See on seesama, mis ma ennem ütlesin, et pigem mina näen vastupidi, tanklaketid liiguvad ajas väikese nihkega järgi nii-öelda siis ajavad taga seda maailmaturu hinda, ehk et ei vasta tõele see, et kohe tõstetakse. Ei vasta, mina ei näe seda. Et ja lihtsalt tagasi see küsimus, mis meil oli, et just selle pigem langemise kohta, et ma saan aru, et teie tunnetus on, et kuna praegu, eks ole, on turu olukord muutunud, et seekord, kui peaks juhtuma, et maailmaturul, eks ole, just hinnad langevad, siis meil ei peaks olema sellist nagu viidet, sellise ajaviitega, eks ole, langetamist nagu oli varasemalt, et ma saan aru, et varem siis nagu te ise ütlesid, et kõik jälgisid ühte võib-olla konkreetset ettevõtet, millal tema hakkab midagi muutma
käituma siis selle järgi, et ma saan aru, et teie nagu selline tunnetus on praegu selline, et nüüd ka meil see, eks ole, see olukord muutub. Jaa, täiesti nõus, et vaatame, me oleme täiesti uues turuolukorras alates septembrist 2025 ja kui nüüd maailmaturu hind ühel hetkel kukkuma hakkab, jälgime seda mängu, vaatame ja ega ma püssi põõsasse ei pane, ma seda sama olukorda peegeldan avalikku ruumi oma Facebooki lehel edasi. Ja miks ma seda teinud olen? Ma olen seda teinud väga lihtsal põhjusel. Ma teadsin, kui sõda hakatakse rääkima, et hindu kohe tõsteti ja ma olengi iga päev toonud selle kütuseturu olukorra ja selle hindade muutumise pildi nii-öelda avalikkuse ette. Saame näha, et mismoodi see hind hakkab liikuma siis, kui hind hakkab maailmaturul langema. Ma põnevusega ootan. Ma küsin ka Konkurentsiametilt, et see küsimus korra kõlas, võib-olla ei olnud nagu sellist võib-olla lihtsalt palju neid küsimusi korraga, et veel kord, et arvestades, et nüüd ma saan aru, ka teie olete muutnud oma seisukohta, et hinnad on erinevad, ma saan aru, et seda analüüsi, kui sellist ei ole, aga teil on olemas andmed, võib-olla kui on mingisugune analüüs või on ka need andmed, võib neid jagada ka meie komisjoniga, et pärast seda meili teil eraldi küsin, aga kuidas ikkagi saab ära hoida, eks ole, seda olukorda, mis on nagu turul varem olnud, kus tõesti, mida me siin ka kuulsime, kõik jälgivad kõiki, et võib-olla on praegu selline suuremat sorti kriis, et seda kuidagi kasutada ära, kuidas, eks ole, tarbijat paremini kaitsta, kuidas tagada, et see konkurents tõesti oleks aus, et võib-olla omalt poolt saate seda kommenteerida. Aitäh! Ma tegelikult nõustun siin eelkõnelejatega selles osas, et need olukorrad on siiski erinevad. See analüüs 2024. aastal tehti ikkagi natuke teistsugustel eeldustel. Seal oli küsimus, et miks hinnad on ühesugused, miks need tõusud on nii kiired ja langemised on nii aeglased, et tänane olukord ei pruugi olla sellega enam sarnane. Et ma tegelikult ikkagi ei laiendaks neid järeldusi täna selle olukorrale, et see on võib-olla üks aspekt. Ja teine aspekt, et kuidas ära hoida seda, et sellises kriisiolukorras ei tekiks jälle. No ma julgen arvata, ma olen veendunud, et konkurents on see, mis siin aitab. Et kui ettevõtete vahel on konkurents, siis sellist olukorda tekkida ei saa ja ma natukene hirmuga vaatan neid ära vahti näidatud neid diagramme, et see justkui viib selleni või viitab selleni, et kütuseettevõtjad kahjumlikult tegutsevad, et ma arvan, siin tuleb vaadata pikemat trendi lihtsalt, et me peame neid andmeid jälgima, turgu jälgima, aga ma küll hea meelega ei võtaksid Konkurentsiametile nüüd seda kohustust, et me ainult tegelemegi konkurentsi või ütleme siis kütuseturu jälgimisega. Teate, Eestis on nii palju valdkondi, meil on toru, kui nii võib nimetada, on umbes igasugustest valdkondadest, millega me peame tegelema, et ma veel kord tulen selle ressursi juurde, et me hea meelega jälgime seda, vastame nendele küsimustele, aga lisaks kütusele on Eestis ka päris palju muid tegevusi. Ma läksin pikale, loodan, et vastas küsimusele. Ja võib-olla selle ressursi osas, kuna see tuleb iga komisjon nagu komisjoni koosolekul, et ma lihtsalt vaatan, et teil on vähem kui 15 inimest, aga lihtsalt kui ma vaatan ka, eks ole, seda struktuuri koosseisu, väga palju sellised pädevaid spetsialiste, aga samal ajal võib-olla tekitab küsimusi, miks on korraga eraldi PR-inimene palgal ja nagu ürituste korraldaja veel lisaks palgal, et võib-olla arvestades praegu sellist nagu ka kärpeolukorda, et võib-olla ja arvestades kõiki neid, mis on toimunud nende ürituste korraldamisega, et võib-olla oleks mõistlik, et ma usun, et kindlasti on tegelikult hea kolleegi, võib-olla oleks vaja veel mõni lisaekspert, et Aitäh küsimuse eest, aga siin ma pean selgitama juurde, et Konkurentsiamet teenindab lisaks Konkurentsiametile veel Andmekaitse Inspektsiooni ja Patendiametit, millel endal tugiteenuste üksust ei olegi üldse. Et ma arvan, et kui te vaatate sellest aspektist nüüd seda koostööteenistuse tegevust, siis te imestate, et see haldustegevus on seal umbes 10%, mis tahes organisatsioonil on haldustegevustele seal 15-20%, nii et see võib-olla selgitab, et miks seal on sellised ametikohad, aga ressursi teema on tõsine teema, sellega oleks hea tegeleda, aga tõesti sisuliselt tegeleda, aitäh. Riina Sikkut. Ühele varasemale välja ütlesime kommentaar. Alan väga ilusti kirjeldas seda, et kui oli olukord, kus 9 aasta jooksul hinnad liikusid ühtmoodi
et see oli tingitud sellest, varem olid ka inimesed rahulolematud, et miks me maal peame rohkem maksma. Et nüüd samamoodi, kui Evelin mainis, et vaat kui tore, hinnad hakkasid liikuma, et kohe nagu tore on näha, kuidas konkurents toimib. Ja minul siin Tallinnas ka, et iseenesest sa saad valida, milliste tanklasse sa sõidad ja kuna ma ei ole see kliendikaardide kaasas, nii et mulle õudselt meeldib, et ma saan seda hinda, mis posti otsas on, et ma ei pea mõtlema, mis sooduskampaania kuu on või mitu senti sellel oli püsikliendil ja mitu senti teisel oli püsikliendile soodustust. Aga me peame tõesti mõistma seda teist poolt, et kui see hind liigub sellises suures ulatuses ka konkurentsist tingituna, et inimesed, kes lisaks ilmateate jälgimisele jälgivad elektribörsi hinda, jälgivad nüüd kütuse hinda, proovivad saada seda parimat hinda turult kätte, et tead esmaspäeva hommikul ja kolmapäeval proovivad mustritest aru saada, et see mingil määral tekitab ärevust. Ja kui vaadata Euroopa Liidu tasandil, siis 22. aastal energiakriisi ajal väga kiiresti läks arutelu hinna reguleerimise peale. Ja täna, nüüd oli kas 5 päeva tagasi, igatahes Eesti raadiotes käis ka läbi uudis, kuidas taas arutatakse gaasi hinna nagu lae seadmist, aga juba mingid liikmesriigid teevad häält ka hinna reguleerimise poole. Ehk siis, et kõik, kes me tegeleme avaliku kommunikatsiooniga, et me peaksimegi selgitama seda, et miks see, et hind on erinev ja kuludega seotud, et miks see tegelikult meile kõigile kasulik on, et ei tasu nüüd liigsesse ärevusse minna ja hakata muretsema sellepärast, et kas teil tõmmatakse nahk üle kõrvade ja kas kütuseturul fikseeritud hinnaga paketti ei saa osta, nagu elektri puhul sai. Et lihtsalt, et me peame aru saama, et see, mis konkurenti mõttes võib-olla on meile positiivne areng, et seal on see teine pool, et kuskil tekib nõudlus riigipoolse sekkumise järgi, et kui me seda tahame maha saada, et siis me peame seda kuidagi sõnumitega seda varakult adresseerima. Aitäh. Võib-olla ühe asja siia lisan, et ma võtsin praegu lahti 4 aasta taguse hinna, kui diislikütuse maailmaturu hind oli $1256 tonnis, see oli siis 9. märtse. Täna hetkel on diislikütuse hind 1246, tegelikult sama, aga 4 aastat tagasi postihinnad olid diislikütusel 2,059. Jah, dollari kurss oli natukene tugevam, dollari kurss oli 1,099, hetkel on 1,14. Mingisugune vahe on, aga tegelikult hinnad olid sama maailmaturu hinna juures pealpool 2 eurot liitrist. Seega täna ka nendelt graafikutelt, mis ma ütlesin, et tanklahinnad on jäänud maailmaturu hinna liikumisest maha, näitab seda, et meil siin on oma sõda, oma konkurentsiolukord lisaks sellele kaugemale kihile, mis paratamatult ka meie hindu siin sisseostu hindu muudavad, ehk et selline see olukord on. Ma arvan, et sul oli kommentaaris kõik need, kes vedavad suure osa päevast selle, et otsida endale seda parimat hinda ja jälgida, kui nad selle aja paneksid millegi produktiivse peale, siis nad tõenäoliselt teeniks kokkuvõttes rohkem, kui see palju nad võidavad sellest hinna otsimisest. Ja, et ma korra küsin, kuna mul on siin laekunud need, et hakati küsima, et kuidas täpsemalt, et see oli võib-olla just naiste esindajale, et kui, eks ole, see jutt, et kuidas siis kadus ära kogu see olukord, et enam ei ole samasugused hinnad, eks ole, et siis, kui te lõpetasite oma nii-öelda need, kuidas öelda, sooduspakkumist allahindlused, siis see nagu mõjutas, et siis siit nagu tekkis küsimus, et kuidas nagu täpsemalt, et see mõju niimoodi avaldus ja kuidas siis vältida seda, et see nagu uuesti, eks ole, võib tekkida? Aitäh küsimuse eest, et lühidalt võin öelda niimoodi, et tulles vastu klientide soovile, sellepärast, et nii nagu proua Sikkut õigesti märkis, kõik need allahindlussüsteemid, erinevad valemid, erinevad ettevõtted, et see tekitas nii palju lisamürad tarbijale, et selleks, et olla nagu läbipaistev ja selge, siis me lihtsalt tulime vastu klientide soovile ja tegelikult seda süsteemi piloteeriti Soomes, ehk siis meie emaettevõtte poolt juba seda Express mudelit ja see töötas seal väga hästi, see võeti seal väga hästi vastu ja kui juba Soome seda piloteeris, siis me lihtsalt võtsime selle üle ja me näeme, et meie kliendid on rahul sellega. Aitäh. Justiitsminister, palun. Ja
ma tahaks ka kiita seda ja öelda juurde, et tegelikult konkurentsiolukord on alati parem, kui tarbija saab lihtsalt aru sellest, mis see tegelik hind on. See on ka Eesti seaduste, Euroopa Liidu seaduste üldine ja selge eesmärk ja see on ka näiteks põhjus, miks me telefonipakettide hindasid tahame, et need oleks ka kõik ikka letipealsed ja selgelt näha, mitte letialused. Aitäh. Kas Konkurentsiametil oli kommentaar? Ei olnud. Mina ühe kommentaari tahan. Lihtsalt see, mis on olnud siin praegult ka palju üleval, et tanklaketid, kas ma saaksin ekraani jagamise palun tagasi, et on olnud nii-öelda palju täna ka seda teemat, et tanklaketid ei langeta hinda, kui maailmaturu hind langeb. Millegipärast mul veel seda jagamist ei ole. Nüüd kohe tuleb, jah? Aha, nüüd on olemas. Viimase nii-öelda näite just sellest, et mis võtaks nii-öelda selle pinge maha. Ma panin siia alguse lõpu, panin 9. märts 22 aasta, 16. märts 22 aasta. Juhtus nii, et maailmaturu hind diislikütusel kukkus 1100 pealt 901 peale. Ja kui ma nüüd selle sama asja võtan graafiliselt ette, et mis juhtus siis selles ajavahemikus, siis me näeme hopsti sellist asja. Diislikütusel maailmaturu hind kukkus 25,4, tanklates kukkus 21. Bensiiniga maailmaturu hind kukkus 18 senti, tanklates kukkus 20 senti. Ehk et ei pea paika see müüt, mis on emotsioon, kütab kirgi, et kui maailmaturu hind langeb, siis tanklaketid venitavad kummi. Tegelikkuses tankla hind käib maailmaturu hinnataktis. Aitäh! Et ma saan aru, et teie siis ikkagi kahtlete Konkurentsiameti sellises sõltumatus ja analüüsis ja õigsuses. Ei kahtle. Et siin ongi see, et meil on ühelt poolt Konkurentsiameti analüüsid ja siis teiselt poolt on kütuse. Aga meil on et istung on algamas 3 minuti pärast, et peame siinkohal lõpetama. Suur aitäh kõigile!